kes liikluses on ettevaatlik, selle suu laulab ja jalg teeb tantsusamme. 4.–7. juulini toimub Tallinnas 27. laulupidu ja 20. tantsupidu Minu arm. Laulupeol osaleb 35 000 peolist. Tantsupeol tantsivad peaaegu 12 000 tantsijat ja võimlejat. Et laulu- ja tantsupidu mööduksid kõigile inimestel ohutult, on üle Eesti Tallinnasse kohale tulnud politsei lisajõud. Need tänavad ja ristmikud siin on Tallinna kesklinnas kõige liiklustihedamad. Suures osas on need ka rongkäigu ajal suletud. Kui võimalik, jäta auto pigem koju ja liikle kesklinnas jala või ühistranspordiga. Kui autosõit kesklinnas on siiski vältimatu, arvesta, et fooritsüklid on ristmikel lühikesed. Kui näed, et tekkimas on ummik, ära sõida ristmikule välja, vaid oota järgmist rohelist tuld. Jalakäijaid on linnas tavapärasest palju rohkem. Hulganisti on neid inimesi, kes Tallinnasse väga tihti ei satu ning sestap nad ei tunne linna. Laulu- ja tantsupeol osaleb ka palju lapsi, kes ei oska täiskasvanu kombel liiklust jälgida ja võivad teha ootamatusi. Muudetud liikluskorralduse tõttu võib ka põlisele pealinlasele liiklusskeem üllatusena tulla. Kesklinna ristmike nähtavus on liiklustiheduse tõttu piiratud ning õnnetused kerged juhtuma. Väldi kiirustamist ja vahele trügimist. Ummikud tekivad laulu- ja tantsupeo ajal nii. Vahele trügides ja närviliselt liigeldes ei jõua sa sihtkohta varem, vaid rikud iseenda ja teiste liiklejate tuju. Tavapärased kesklinna läbivad marsruudid on muudetud, jälgi ajutisi liiklusmärke ja liiklusreguleerijaid. Pane tähele ka enda ümber liiklevaid kaherattalisi. Neil ei ole auto kaitsvat salongi ning õnnetuse korral on jalg- või mootorratturi vigastused tõsisemad. Märkamine tähendab hoolimist. Kui oled liikluses ettevaatlik ja arvestav, möödub laulu- ja tantsupidu turvaliselt.